tere! Meie nädala peatükis vaid see kirjeldab Toora, kuidas Jakob oli sunnitud vanema venna Eesabi vihast põgenema. Jakob peitis ennast oma onu Lavani kodus, kus ta jäi elama 20 aastat. Lavani juures elades pidi Jakob Lavani lambaid kasvatama ning tänu sellele kogus ta suurt rikkust. Toora ütleb, et lõpuks sai Jakob äärmiselt rikkaks, et tal oli palju lambaid, teenijaid, kaameleid ja eesleid. Rashi selgitab, et Jakob müüs oma üleliigseid lambaid ja ostis teenijaid, kaameleid ja eesleid. Kuid, kui Jakob hakkas koos oma perega Iisraeli tagasi minema ja saatis Eesavile saadikuid, ütles ta: ma olen hankinud härgasid ja eesleid, karju ja teenijaid ning mainis oma lambakarju, tema rikkuse peamist osa, alles pärast härgasid ja eesleid. Näeme siin 3 asjaolu. Jakob omandas oma rikkuse peamiselt lammastelt. Ta vahetas üleliigseid lambaid muu vara vastu ja Jakob mainis Eesabile saadetud sõnumis lambaid viimasena, peale härgasid ja eesleid. Need 3 asjaolu on seotud inimese vaimse arenguga ja Jumala teenistusega. Midrash, kommentaar, pakub juudi rahva ja Jumala suhete kohta 2 metafoori: laps ja tema vanem, lambakari ja selle karjane. Kuidas need metafoorid aitavad meid paremini mõista inimese ja Jumala suhet? Laps oma suhetes vanemaga säilitab oma identiteedi. Laps toetub oma vanemale, on talle pühendunud, kuid jääb iseseisvaks olendiks. See kujutab endast pühendumist Jumalale, mida arendatakse kasutades meie endi võimeid ja andeid. Oleme Jumala lapsed, kellel on oma identiteet ja omapära suhetes Jumalaga. Lammas on tasane ja arg loom, mis viitab meie alandlikkusele ja meie enda tähtsuse puudumisele suhetes Jumalaga. Võrreldes Jumalaga ei oma meie saavutuse tähtsust ja nad ei tõmba meid temale lähedale. Just meie lamba taoline pühendumus ühendab meid Jumalaga. Toora õppimist kirjeldab lapse metafoor, sest inimene peab Toora õppimisel kasutama oma ainulaadset arukust ja näitama oma individuaalsust. Seevastu õppesaalist lahkumine eesmärgiga ümbritsevat maailma parandada on pigem seotud lamba metafooriga, kus me tegeleme meid ümbritseva maailmaga vastavalt Jumala tahtele ja mitte soovist ennast väljendada. Elus peame arendama mõlemat aspekti, kuid selleks, et oma individuaalsust paremini väljendada, on tarvis tugevat vundamenti, mis põhineb alandlikkusel. Alles siis on meie esiksuse jõud suunatud Jumala soovide täitmisele, sest seda juhib lammase pühendumus Jumalale. Seetõttu sai Jakob Lavani juures viimasel ajal rikkaks just tänu lammastele. Tegeles materiaalse maailmaga, pidi Jakob tegutsema alandlikkusega, et ümbritsevat maailma positiivselt mõjutada. Kui Jakob tänu lammaste kasvatamisele rikkaks sai, pidi ta oma rikkust kasutama muude rikkuse vormide, härgade ja eeslite ehk jõu ja enesekehtestamise omandamiseks. Seda tuli aga omandada alandlikkusega. Hiljem, kui Jakob Eesabiga silmitsi seisis, mainis ta enne oma lambaid härgasid. Jakob pidi Eesabile see näitama, et ta on tugev, sest see on keel, mida Eesab mõistis. Kuid Jakob mainis ka seda, et tema identiteet põhineb lammastel, sügaval ja isetul pühendumisel Jumalale, mis ei kõigu kunagi. Me ei saa tegeleda ainult oma vaimse arenguga. Peame tegelema meid ümbritseva maailmaga ja teiste juutide aitamisega ja harimisega. Kui me läheme kõikjale, kuhu jumalik ettenägelikkus meid saadab, ilma protestideta ja tegeleme oma ülesandega, siis kogume vaimset ja materiaalset rikkust. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist!